sissejuhatuseks räägiks kõigepealt ühe lühikese loo enda kokkupuudetest selle teemaga. Võib-olla kõige põnevama loo, mis mul on olnud. See juhtus rongis paar aastat tagasi, kus tihtipeale istud kogemata kokku inimestega, kes on väga kiirtaustaga. Ja minu vastu juhtus istuma, ega ma ta nime ei tea, aga võime kutsuda teda siis näiteks tänase õhtu raames kohviku intellektuaaliks, kes, millest ikka hakkad suvaliste inimestega rääkima, eks ikka sellest, et kõik on väga halvasti ja maailm hakkab lõppema. Ja nagu enamasti see nagu on ikkagi enam arutel, siis seal oli väga konkreetselt niisugune loenguvormis tekst oli kogu tee Tallinnast Tartusse. Ja ta oli asja ikkagi väga põhjalikult uurinud, see oli väga korralik ülevaade, mis algas keskkonnaprobleemidest, sealt laienes kõikidele poliitilistele skandaalidele, tollal meil ei olnud Trump president ja Brexiti on veel aset leidnud sündmused, mida ta niimoodi ääri-veeri tegelikult ette ennustas. Pagulaskriis oli tollal väga aktuaalne. Tema kõrval oli niisugune 50-ndates eluaastates vuntsidega tüsenev mees, kes pidevalt kiitis takka ja muidugi vastu rääkis seda, kuidas asjad ikka nõukaajal olid, et temal kolhoositööl ei oleks küll niisugust asja lubatud teha. Ja minu kõrval istus jällegi mingisugune vanadaam, kes ka üsna anekdootlikult ütles iga natukese aja tagant, et issad, kas nad tõesti lasevad nii juhtuda, see nii ei tohi ju ja nii edasi. Ja niimoodi siis Eestisse kogu rongisõit. Ma ise ei saanud aru, kas need ülejäänud inimesed tunnevad Eestist või mitte, ei julgenud eriti midagi öelda ka. Aga pärast seda sõitu jäin korraks mõtlema. Ja midagi väga häiris mind kogu selle asja juures. Ja üldiselt need ei olnud faktid, mida kuigi palju kuuled juba koolist või ma vist olin tulnud juba ülikooli selleks ajaks. Aga mind häiris see, kuidas see meie kohviku intellektuaalid esitas. Ta oli seda kõike rääkides ülevoolavalt õnnelik. Põhimõtteliselt tutvustas apokalüpsist ja see meenutas natukene seda, et nagu kogu maailm mängib maletki niisuguste globaalsete probleemide vastu ja tema siis malelaua taga meie poolel see tüüp, mis sai aru, et nüüd me kaotame. Ja siis seda rõõmsalt kõigile seletama, et vahet pole, kuhu me nüüd käime, ikka on nagu täiesti kööga. Ja iseenesest on see, kuidas võtta, lõpuks me tegelikult kaotame, et varem või hiljem inimene sureb välja või universum lõppeb ära kuidagi moodi. Paratamatult juhtub, veits jama, kui see juhtub kohe, aga kokkuvõte on see, et tegelikult ei ole mina teinud ju väga palju rohkem praeguse olukorra paremaks muutmiseks kui tema ilmselt, hoolimata tema suhtumisest probleemi. Ja tänane üritus otseselt ei ole kindlasti katse seda parandada, aga ma arvan, et see võiks olla katse meie kõigi poolt natukene selgust juua äärmiselt komplekssesse süsteemi, kus tegelikult keegi eriti ei tea, mida teha. Ja üks variant on see, et lõpuks läheb kõik hästi. Teine variant on, et ei lähe. Ja täna me mängime veidi rohkem ka selle ideega, et ei lähe kõik hästi ja mida saaks veidi leevendamiseks ette võtta, juhul kui see eelmainitud ühiskondlik kollaps tõesti aset leiab. Madis enne pakkus sellele ka väga hea definitsiooni välja, et mida üldse mõista siis ühiskondliku kollapsi all, võib-olla kordad seda. Ja ma meenutan, see oli umbes, ma pakkusin mitu tükki. See oli teenuste teema. Okei. Ja see tulenes sellest, et kunagi ma sattusin Gretiga samasse ruumi ja meil oli palju vaba aega, siis ma hakkasin ka nagu intellektuaalid ikka rääkima täpselt, kes ikka halvasti. Ja siis veel oli ruumis inimesi, aga siis keegi meid sealt takistas umbes esimese minuti peale, et oota, millest me üldse räägime. Siis me üritasime tulla mingi definitsiooni peale ja tol hetkel nagu tundus sobivad see, et see kollaps, suur pauk on umbes see, kui mingi teenus, elutähtis teenus, mida sa oled harjunud tarbima, ühel hetkel läheb nagu süsteem läheb maha ja enam tagasi ei tule. Lähed koju, lamp ei lähe tulema, okei, homme siis läheb, homme ikka ei lähe tulema ja siis kuidagi saad, mida netist ei loe, aga ajalehest kuskilt loetakse, okei, et mingi elektrisüsteem on kuidagi hästi kokku. Mingi niisugust, mis mõjutab su elu mingil hetkel ja siis sealt edasi vähendavad. Ja võib-olla enne
päris arutelu juurde minemist me võiks teha niisuguse väikese küsitluse. Nüüd, kuigi palju igaüks kujutab seda kollapsit ikka ette. Põhimõtteliselt ühiskond variseb kokku. Ja kõik siin võivad ka muidugi kaasa mängida, et kes arvavad, et see juhtub järgmise 10 aasta jooksul, tõesti palun käsi. Kes arvavad, et 25 aasta jooksul? No järgmise 50 aasta jooksul. Kes arvavad, et seda ei juhtugi? Ka üks inimene. Ja kes arvavad, et see on juba praegu olemas? Neid on rohkem kui neid, kes arvavad, et 10 aasta jooksul. Okei. Esimeseks algatuseks siis Mait äkki saab meile rääkida natukene sellest, mis võiks meid ees oodata praeguste teadlaste sõnul kliimast siis järgmise sajandi jooksul, lähikümnendis. Ma tegelikult ka meenutan valva häid aegu, et umbes 20 aastat tagasi külastas Tartut üks maailmakuulus klimatoloog, kelle nime ma praegu kahjuks ei mäleta. Aga ta rääkis ka pikalt ja laialt, kuidas kliima muutub ja kuidas kliima soojeneb ja puha ja siis küsis, sellise rõõmsa ettekande lõpuks küsis ta nagu siis publikumi käest, kes oli enam-vähem samasugune tudengkond ja see oli ka ilmselt sügispäevade raames. Et kuidas teie nagu sellest suhtute ja siis põhimõtteliselt ikkagi see publikum tegi kuulsa teaduse pihuks ja põrnuks, tehes selgeks, et sellist asja nagu kliima soojenemine ei ole olemas, mingit teaduslikku alust sellisele lollakale väitele ei ole ja mille peale siis ei jäänud teadlasel muud üle kui loovutada et mõned asjad on tõesti natukene vajavad uurimist ja mõned asjad on nagu nõrgad kohad ja nii edasi, aga nüüd 20 aastat hiljem siis on saali täis väga murelikke noori, kes arvavad, et kliimaga on midagi halvasti. See jutt, mida tuleviku kliimast, see põhineb siis nüüd ühel projektil, mis sai tehtud 4 aastat tagasi, kus Eesti siis otsustas, ilmselt oli Keskkonnaministeeriumi asekantslerit või kedagi juba tükk aega Euroopa Liidus peiditud, et kuidas siis niimoodi, et teistel on ja meil teil ei ole, et on vaja siis teha kliimamuutustega kohanemise riiklik strateegia. Siis otsiti Eesti seisukohalt üsna palju raha kokku ja tehti Eesti teadusliku seisuskohast praktiliselt nagu Manhattani projekt, kus pandi lühikese ajaga kokku väga suur seltskond erinevaid ühiskonna, keskkonna ja loodusteadlasi ja siis analüüsiti 8 kuu jooksul siis seda, et mis meie armastatud Eestimaaga juhtuma hakkab, kui kliima soojenemine jätkub. Ja siis selle analüüsi aluseks oli Keskkonnateenistusest 2015. aastal tehtud modelleerimisprojekt siis Eesti kliima 2100. aastani. Nii et minul oli au sellest osa võtta ainsa klimatoloogina kogu selle seltskonna kohta ja ma tahan juba ette öelda, et sellistele kohtumistele ei maksa klimatoloogia kutsuda, sellepärast et see teema, millest te räägite, on kliimast äärmiselt kaugel või klimatoloogiast äärmiselt kaugel. Ja siis see pilt, mis selle mudeli järgi ilmes, on selline, et Eestil lähitulevikus läheb aina paremaks. Kliima läheb aina meeldivamaks, et kui me võrdleme praegust kliimat juba 50 aastat tagasi olnud või meie vanaisade kliimaga, kui märtsikuus ikkagi peeti suusavõistlusi. Meil on vist juba üles kasvamas teine põlvkond, kes ei ole suusatanud eluski. Märtsikuu on Eestis klimatoloogiliselt juba kevadkuu. Ütleme niimoodi, et olen sellest stsenaariumist, mis siis selle tuleviku visiooni aluseks võtta,
et kui võtta nagu kõige IPCC poolt välja pakutud kõige ebameeldivam stsenaarium ehk RCP 8.5 ja 8.5, mille järgi siis mingit kokkulepet ei toimu kasvuhoonegaaside emissiooni suhtes ja läheb samas vaimus edasi. Mis tegelikult on juba praeguseks vananenud stsenaarium, sellepärast et inimkond on suutnud kasvuhoonegaase viimastel aastatel rohkem atmosfääri paisata, kui teadlased on seal IPCC-s 10 aasta tagasi ette suutnud kujutada. Et siis on meil sajandi lõpuks aasta keskmine temperatuur umbes 9 kraadi, pluss 9 kraadi. Keegi klimatoloogia kursust on läbinud, vaatan, et siin on päris palju tuttavaid nägusid. Palju praegu on aasta keskmine temperatuur Eestis? Kuidas? Jaa, pluss 5, jah. Ja see on siis viimase 50 aastaga umbes 1-2 kraadi tõusnud. Mis tähendabki tegelikult seda, et meil on nüüd talvede asemel vilets või aasta läbi vilets suusailm. Ja kui ta on pluss 9, siis enam-vähem on see, tähendab see klimatoloogilises mõttes seda, et sajandi lõpus on mõni selline aasta, kus vegetatsiooniperiood üldse ei katkegi. Et kogu aasta läbi saate muru trimmeriga ringi sõita. Teie olete juba selline põld, kes tõenäoliselt elab üle 100 aasta, nii et tõenäoliselt isegi näete seda sajandi lõppu. Saate võib-olla isegi kunstpuusaga trimmerdada ise. Et jah, suvi pikeneb 1 kuu võrra vähemalt, siis tõenäoliselt vegetatsiooniperiood ei katke. Halb asi on see, et suur osa ajast on selline vihmane, nii et kehva suusailm muutub siis selliseks kehvemaks kummikuvihmaks. Aga samas juba läbi kümnenditel võib olla selline olukord, kus Saaremaal näiteks võib aasta läbi jalgrattaga sõita ja Ida-Virumaal siis käite Kiviõli Tuhamäel suusatamas. Et üldiselt selline pilt. Mis seal nagu head või halba on, see oli nagu väga huvitav kogemus selle projekti juures, et kõigepealt tulidki pähe kõik need halvad asjad, mis sellega kõik kaasnevad. Uued taimehaigused, uued metsahaigused ja nii edasi. Aga kuna oli tellija poolt ette nähtud ka positiivselt, siis kindlasti hulga positiivseid külgi. Küsimus on nagu selles, et kuidas neid positiivseid külgi keegi oskab ära kasutada. Sellepärast, et selline keskkonna muutus nagu alati tekitab muutust ka siis majanduslikus olukorras ehk siis piltlikult väljendades, eks ole, suusatootjatel läheb kehvasti ja jalgrattamüüjatel väga hästi. Et seal ongi nagu see küsimus, kuidas me suudame nagu neid muutuvaid olusid ära kasutada ja mismoodi see meil nagu väljendab. Aga jah, see on nagu niisugune lühikene sissejuhatus klimatoloogiasse. Kui ma tohin veel rääkida, siis miks ma alguses ütlesin, et see diskussioon ajab klimatoloogia tihtilugu muigama, on see, et asi ei ole nagu kliimas või tegelikult me ei peakski üldse kliimast rääkima. Nüüd ma küsin, et kui paljud teist on lugenud Pariisi kliimalepingut? Tõstke käsi üles. Ei olegi. Kliima on seal Pariisi kliimalepingus, ütleme, pakend, millesse on pakitud kõik see, millega on viimased 200 aastat võideldud. Ehk siis see, kuidas me üldse ellu jääme, et kuidas me ressurssi jagame. Ütleme niimoodi, et kui seda Pariisi lepingut lugeda, siis
ilmselt solvan siin võib-olla kellegi usulisi tundeid, aga on üks usulahk, kes jagab selliseid värvilisi buklette, kus lambad ja lõvid on kõrvuti, et see on selle kõrval täiesti köki-möki. Sest kui te vaatate Pariisi lepingu neid lubadusi või eesmärke, siis seal on ikkagi ressursside jagamine, teadmiste jagamine, kõik see, mis tegelikult inimkonda praegu ahistab, just see, et meil on ressursid, teadmised, loodusvarad ebavõrdselt jaotunud, meil on ühed riigid, kus inimesed nopivad endiselt viljateri tänavalt ja teised riigid, kus filmides on toidusõda täiesti tavaline. Et see on see ressursside ümberjaotamine, vaesuse vastu võitlemine, et see on tegelikult selle Pariisi lepingu sisu ja ütleme niimoodi, et see kliima üks selline mõõdik, mille järgi me siis otsustame. Ja kui ma tohin veel rääkida, siis mis ajab veel närvi mind isiklikult on see, et kui me kliima sellisest muutusest räägimegi, siis päris paljud võtavadki seda tõsiselt, et me peamegi kliimaga tegelema. Ja nüüd oktoobri lõpus peab Tallinnas siis Eesti puidutööstuse ja puidutöösturite konverentsi, soovitan minna Tallinnas kuskil. Ja pange tähele, et need, kes sinna lähevad, need kuulevad ka seda lauset, et metsatöösturid metsa raiudes võitlevad kliima soojenemise vastu. See on juba olemas. Täna Bolt, see taksofirma, kuulutas välja, et nemad võitlevad kliima soojenemise vastu. Puistides Tallinna täiesti mõttetuid tõukerahvaid. See, et Eestis näiteks soojemaks läheb, ei tähenda muidugi seda head uudist kogu maailmale, mis tähendada väga suurt rahvusvahelist majandussuhete muutust. Kõrvalmärkusena ma mainin korra ära, et kõik teie võite ka muidugi kommenteerida, küsida. Miks need tõukerattad on mõtet? Mille jaoks neid vaja on? Selle jaoks, et lapsed saaksid tänaval liikima. Aga näiteks kuskil Kunderi tänavalt Balti jaama tööle lähevad. Kui palju neid on? Nii kaua pole uurimust tehtud selle kohta ei saa. Selle kohta on tegelikult uuring tehtud, et ainult 30% nendest rattasõitudest tehakse autosõidu asemel ja enamus oli vist jalakäimise asemel. Ainult 30%. Jah. No ma ei tea, kas ainult või, aga vist on probleemi selles, et õhtul korjatakse need kõik suure autoga kokku, milleks seda juba pärast pannakse hommikul tagasi ja ütleme, et küsitav see on. Ja siis mis energiaga neid Eestis lahendaks? No, läheb kõik on oma säästud. Et maailma lõppu on meile vist ennustatud juba ala 3000 aastat, kauem ilmselt, alati inimtsivilisatsiooni algusest. Praegune kord ilmselt on natukene erilisem. Kunagi varem pole maailm nii globaalne kui praegu. Aga Madis võib-olla sa siis räägi natukene sellest, mis teeb seda praeguse variandi nii eriliselt või miks inimesed ikkagi keskenduvad kliimale, mitte lahenduste otsimisele? Võib-olla alustan siis ka väikse enese tutvustusega. Kui ma ürituse alla ladusin hästi palju erinevaid organisatsioone või liikumisi või selliseid mõtteviisi, millega ma ennast kuidagi pidisjoon, siis vaevalt see näitab ka minu enda arengut nendes teemades, et ütleme, et umbes 2 aastat tagasi hakkasime avastama, et et väga huvitav see keskkonnateema, et polegi enne selle peale mõelnud, sest minu taust ei ole mitte klimatoloogias, vaid on psühholoogias ja natukene informaatikas, nii et ma enda jaoks mõtlen, et ma vähemalt oskan numbreid lugeda ja siis teha inimestele arusaadavaks. Ja
olles selle keskkonnateemaga nagu põgusalt tutvunud ja lugenud raamatuid siit ja sealt, tundus loogiline, et selle teemaga ise tegeleda ja siis ma astusin Eesti Rohelisse Liikumisse. Ja Eesti Rohelise Liikumise seisukoht on umbes see, mis igal keskkonnaorganisatsioonil, et vaadake, et see Pariisi kliimalepe, et seda tuleks ikka täita ja tuleks olla ambitsioonikas ja selle poole liikuda, sest muidu on võib-olla kehvasti. Ja natuke aega tegelesin seal Rohelises Liikumises projekti peal, mis siis Eesti põlevkivi kasutuse ja limbuse osas üritab leida lahendusi ja mida rohkem ennast sisse lugeda, seda rohkem tundub, et kurat, et tegelikult see on natuke kiirem kui see 2050, mida me kuuleme igal pool, et kas Eesti suudab 2050 olla süsinikuneutraalne või mitte. Ja vaadates, et mis variandid siis veel laual on, jõudsin ma järgmise liikumise juurde, milleks oli siis Inglismaalt pärit Extinction Rebellion, eestindatud vastavalt väljasuremisele, midagi sellist, juba oli kuulda, et nimes on midagi huvitavamat kui Eesti Roheline Liikumine. Ja selle liikumise põhitees on see, et meil on ikka räigelt kiire, me peame kohe hakkama tegutsema. Sest muidu tuleb kõik halb asi, mis üldse on võimalik. Ja olen pingsalt jälginud siis, mida see liikumine teeb välismaal, on natukene üritanud seda ka Eestis siin algatada, mitte liiga edukalt veel. Ja tegeledes selle organisatsiooni ridades või olles kaasas nende sõnumitega, tegi selle tunne, et võib-olla neil on ka ikkagi natukene juba, see sõnum on meil liiga optimistlik. Mis viis mind järgmise organisatsioonini või mõtteviisini, millel ei ole eesti keeles vastet, aga inglise keeles on deep adaptation, mis võtab juba eeldused, et ühiskondlik kollaps tuleb, me oleme juba hiljaks jäänud, aga me saame veel nagu leevendada selle mõjusid või hullemaid mõjusid. Ja seal oleme siis lihtsalt jõlkunud kaasas mingite inimestele, kes nagu professionaalselt seda arutavad, et mis me nüüd siis teeme. See on väga huvitav, et kuidas need sõnumid üldse seada, kuidas täna rääkida sellisel teemal nagu ühiskondlik kollaps klassitäie tudengitega. Ühest vastust veel ei ole, nii et täna võib minna väga halvasti. Ja viimane asi, kuhu ma olen siis jõudnud kõige viimase, kõige värskemana on see, et niisugune liikumine või mõtteviis nagu jälle eestikeelset nime ei ole, aga inglise keeles Deep Green Resistance, mis ütleb, et see tsivilisatsioon nagu nui neljaks tapab meid ära, kui me seda ei peata, ükskõik mis vahenditega. Nüüd ma olen lugenud väga veidraid raamatuid, mis ütlevad seda, et see kollaps, mida sa alguses ütlesid, on hästi halb, tegelikult võib olla hea. Ja mida varem see saabub, seda parem. Nii et need on teemad, millest oleks huvitav teiega arutada, et kuidas nii saab olla, et kes siis võidab, on, et kui eestimaalane, mugav eestimaalane võidab sellest, kui kliima läheb hästi mõnusaks ja soojaks, siis nagu ülejäänud loodusmaailmus võidab sellest, kui tsivilisatsioon kokku kukuks. See on minu nagu teekond siiamaani, arvestades seda, et ma olen nagu Rohelises Liikumises olnud aasta ja kõik asjad on pärast seda, ma ei kujuta ette, kus ma aasta pärast olen ja praegu olen ma siin. Ja kui see küsimus oli see, et miks siis inimesed tegelevad kliimaga, mitte lahendustega, siiamaani nagu minu psühhoanalüüs on viinud selleni, et lahendustega tegelemine on hästi ebamugav. See tähendab päriselt seda, mida see IPCC raport nagu vihjab, et radikaalsed elukorralduse muutused. Inimesed loevad seda, vaatavad mingit, see ei saa olla. Et näidake selle lehekülge, kus öeldakse, et tulevad tehnoloogiad, mis lahendavad kõik ära ja me saame jätkata elu nii, nagu praegu on. Aga seda lehekülge ei tule tavaliselt. Et ühesõnaga keegi ei taha tegelikult mõeldagi selle peale, et me peaks muutma elukorraldust ja nii me lähme edasi praegu. Aga Piret on palju optimistlikum minust. Milline see optimistlikum stsenaariumis välja näeb? Ma ei tea, mida ma nüüd ütlema peaks. Ma olen tõesti, kena, et see on just nii arvas. Aga võib-olla grammid kena tõesti. Jah, ma kunagi tõesti, erinevalt Madisest, ma olen tõesti pikemalt selles keskkonnamaailmas sees olnud. 10 aastat tagasi alustasin tõesti selliste idealistlike eetiliste põhimõtetega sellest, kuidas inimkond loodusele nii palju liiga teeb ja kuidas meie tõttu liike välja sureb ja mida me kõik põhjustame ja see ei ole kuidagi eetiline ja me peame selle probleemiga selle tõttu tegelema. Suudaks loodusega ikkagi koos toimida ja hakkama saada ja siis nende aastate jooksul aina enam olen liikunud sinna suunas, et me oleme juba sellest nagu meil ei piisa sellest enam, et me lihtsalt
osas, et mis minust saab. Et ma juba mõtlen, et ma teen seda, mida ma teen, juba ka sellepärast, et ma kardan selle pärast, et kui ma midagi tee, siis ma ei saa varsti võib-olla sinna enam üldse elada ja ma ei saa oma elu niimoodi rahulikult kulgedes siis võib-olla siin planeedil või Eestis niimoodi. Ma lisan juurde, et mul on ka siuke omavasupüüdlik asi seal taga, et nii palju ma olen aru saanud selle aasta jooksul, et ei ole olemas siukest nagu ühtset autoriteeti, kes õhtul läheb telekasse otse-eetrisse ütleb, et nüüd ongi pekkis. Aitäh. Sellist asja ei juhtu nagu, et kuskil ei ole mingit suurt ülemaailmset mingit äratuskella, mis kui see hakkab tirisema, see on halvasti, et siukest alarmi ei ole, et see kuidagi tuleb nüüd sujuvalt ja olles ise keskkonnateemades sees, siis võib-olla nagu suudad äkki ära tuvastada selle hetke, kus on nagu see rong ära läinud. Ma veel ei ole seda liitud, aga ma võtan ette, et see on nagu mingi parameetri, mida sa vaatad või kui see läheb nagu 1 pealt 2 peale, siis läheb jah, ma arvan, et see on ka tegelikult selline hoopis võib-olla sotsiaalteaduslik või psühholoogia küsimus, et kui me saame aru, et inimkond tegelikult ei ole võimeline tegema neid muudatusi, mis oleks vaja, et siis see ongi see, et me ei ole lihtsalt suutelised seda maailma kuidagi päästma. See kindlasti ka inimese jaoks individuaalne, et mis hetkel tema jaoks see tundub, et nüüd on ikka vaja hakata päriselt mõtlema ka enda elluajamise peale. Mõne inimese jaoks see on jah, vaatab neid kliimamudelid, vaatab, et okei, aastaks 2100 on midagi võib-olla hästi või halvasti. Mõne inimese jaoks see on mõni raamat, mida ta loeb, mõne inimese jaoks see on see, mida näeb tänaval streikivaid koolilapsi juba mingi 27. nädalat, siis hakkad mõtlema, et okei, et eelmine aasta nagu ei olnud, et see on väga huvitav. Et mis see siis iga inimese jaoks on see tipping point, nagu me räägime, et kliimasüsteemis on sellised murdepunktid, kus enam tagasiteed väga hästi ei ole. Et nii ka ilmselt sotsiaalsfääris. Võib-olla me näeme seda juba sel reedel, kui on 20. septembril on jälle 3. ülemaailmne kliimastreik, või siis näeme 27. septembril, kus on siis 3,5 kliimastreik, ühesõnaga 2 reedel järjest. Või me näeme seda oktoobris, kui Londonist tuleb jälle niisugune suurem keskkonnamäss, või me näeme seda detsembris, kui on järgmine see Pariisi kliimakõneluste jätkukõnelus, kus jälle midagi toimub võib-olla. Mida sina jälgid? Mis numbrid sina jälgid? Teada, kas kõik on hästi? Mina jälgin kalaletti. Vaadake, kala läheb aina kallimaks. Ja kalaletist nagu peale, vahepeal oli ainult tuunikala konservid, et nüüd on natuke heeringeid ja kilu. Et see on see märk, üks märkidest, et mõned asjad lähevad meil üha kallimaks ja seetõttu, et see ressurss jääb aina vähemaks. Põhimõtteliselt see on ka üks selline viis, kuidas me aru saame, et asjad on kehvad, et läheb kallimaks, kõik ülejäänud asjad lähevad kallimaks, selle läbi lähevad riikide omavahelised suhted, ühiskonna kihtide vahelised suhted sassi, ühtedele ühed võivad endiselt Kaspia-mere seda kalamarja vohmida ja teistel hakkab olema aina raskem oma igapäevast leiba kätte saada. Ma selle jutu jätkuks, siis tegelikult enne siin tuli üles see Eesti kohanemise arengukava. Ma olin selle protsessiga natukene seotud selle poole pealt, et ma olin see inimene, kes luges neid tekste üle ja siis pidin kommenteerima, et mida seal veel täiendada võiks ja keskkonnaühenduste poolt. Ja siis see sotsiaalteaduste osa, mis seal oli, et kuidas siis see meie sotsiaalsfääri mõjutab, et seal oli küll, ma olin ikka väga pettunud, et seal vähemalt alguses selles esimeses versioonis ei olnud näiteks sees üldse seda, et oli vähemalt öeldud, et kliimamuutused ei mõju, et see rände mõju Eestile on olematu põhimõtteliselt, et see Eestit ei mõjuta. See, et
kui on meil riikides, kus ei ole võimalik enam elada inimestel, neil ei ole võimalik süüa kasvatada, mis on juba kõik Süüria sõda ja kõik sellised asjad on ju ka põhjustatud kaudselt ikkagi kliimamuutustest, ütleme niisama. Et mis oli tol ajal juba tegelikult teada, aga need sinna teadusuuringutesse kuidagi nagu ikkagi sisse ei jõudnud või et sellest kuidagi üritati mööda vaadata, et see ikkagi Eestit ei mõjuta, et piirkonnad muutuvad väga ebastabiilseks, kuhu nad lähevad, mida see Eestile põhjustab. Et jah, ma arvan, et nende teemade peale peaks palju rohkem mõtlema, et me ei saa sellist olla eraldiseisvat, mis mujal maailmas toimub. Sellega osavalt juhatab sisse selle rahvaalgatuse, mis meil siin letis on, mida Margus hea meelega on toonud siia. See on allkirjastamises kõigile, kes sooviksid neid arengukavasid natuke lahti kangutada. Mina oma aastase töö jooksul olen, ja me mõlemad oleme põrganud selle probleemi vastu, et kui tuua neid viimase kliimaandmeid ja öelda, et kuigi pigem on väga halvasti, et Eesti peaks olema ka ambitsioonikam, öeldakse, et aga meil on arengukavad, mis on väga ammu tehtud, on väga head, me ei muuda. Ja siis on siin nüüd rahvaalgatus, mis ütleb, et muudame ikka. Et kui see ringi käib, siis te võite allkirja panna. Lugege teksti ka, ärge pimesi on. Aga see on üks nagu niisugune bürokraatlik viis, kuidas üritada midagi parandada. Aga mis see küsimus on? Mängikski võib-olla edasi selle ideega, et kuna tegelikult praegu ei ole palju samme paremuse poole näinud, kalad on üks näide, aga samas ka mullad igal pool pigem vaesuvad, põllumajandus ei anna enam välja seda, mida ta varem andis, mis on enam-vähem esmakordne hetk ajaloos üldse, kui põllumajandustoodang enam ei suurene rahvaarvu kasvamisel. Aga ise kujutan ette on kaks peamist stsenaariumit, et vaikselt läheb kogu aeg üha halvemaks, et ekvaatori lähedalt lähevad inimesed ära või kus hästi palju torme ja keskkonna tingimused on hullud. Teine variant on see, et käib niisugune korralik pauk ära, ehk kas just maailmasõda, aga põhimõtteliselt ikkagi vägagi agressiivne ressursside pärast tulenev võitlus leiab aset. Või on mingi kolmas stsenaarium veel, kumb tundub tõepärast? Millisega on mõistlikum arvestada? Mõtlen juurde, et lisaks maailma toidutoodangu piigile, siis on ju ka energiatootmises tegelikult sama toimub, et energiatootmine ei ole kasvanud. See on muret, kes me sellest sõltume. Mina ilmselt hääletan mingisuguse suure paugu teooria poolt, sest miks ma ka alguses tõstnud vist kätt nagu kohe, et kui laps on 10 aasta pärast või natuke hiljem, on ilmselt sellepärast, et ma hämmastun iga päev, kui lisa on see süsteem, milles me elame, hoidma süsteemi sellisena, et miski muutuks. Et ka seda, et meil hakkavad tekkima suured probleemid, on ennustatud juba 70-ndatest, oli siuke tuntud teos, et kasvupiirid, kus oli nagu siuke graafik üles, siis niimoodi 2000 mingisugusel 20-ndal hakkas alla tulema või 2010 juba, aga ka need uurijad ei suutnud välja mõelda või ette kujutada, et see tööstuslik lähenemine on nii nahaalne, et leiab veel ikkagi kuskilt kohal, kus pigistada õli välja. Samamoodi me kuulsime eelmisel reedel riiklikul kliimakonverentsil, et kliimamuutustest on palju võitjaid, näiteks, et Arktika on jäävaba, seal saab hakata puurima naftat. Need kuidagi, ja nad teevad seda, ma olen jumala veendunud, nad teevad seda, et Donald Trump, teda ei huvita ükski leping, aga ka teised, keda nagu formaalselt huvitavad need lepingud, siis reaalselt nad vaatavad ikka, et äkki see aasta veel teeme, siis hakkame hästi tubliks. Ja nagu, et need kliimapaketid praegu näevad välja sellised, et kui on pandud eesmärk aastast 2050, siis 2049 hakkame tegema. Ja siis teeme mingid trikid, et 2050 oleks korras, aga nad ei arvesta seda, et tõesti maailm on keerulisem, mis me ei oska kõik ette näha. Et seesama, ma lubasin täna endalt, ma kliimamudelitesse ei lähe sisse, aga ma lihtsalt mainin seda, et Gröönimaa sulamine hetkel on 70 aastat nagu graafikust ees. Ta ei tohiks veel 70 aastat sulada, aga ometi ta sulab. Et see on usu kliimamudelitesse hävitanud.
jah, ei, täitsa võimalik selles mõttes, et kliimamudel ei ole nagu mingi ühehoid, et kliimamudel näitab seda, mida selle modelleerija on seda näitama pannud. Et see, seal on juba kas või see vahe, et ühelt poolt Gröönimaa võib nüüd tõesti kiiremini sulada, aga üldiselt need globaalsed kliimamudelid kliima soojenemise ülehinnanud. Et siis kliima tegelikult globaalses mastaabis ei soojene nii kiiresti, kui mudelid näitavad. Ja teiselt poolt paisatakse õhku aina rohkem ja rohkem kasvuhoonegaase ja seal on juba need sellised käärid, ehk siis teadus tegelikult ei tea kõiki kliima tagasiside mehhanisme. Et ma võin isegi öelda seda, et me isegi ei tea neid asju, mida me võiksime teada. Ja noh, teiselt poolt, kui nüüd teaduse, homse teadusstreigi poole pöörduda, siis üleilmne selline teadusrahade vähenemine toimub. Ehk siis Euroopa Nõukogus on nüüd esimest korda selline olukord, kus ei olegi teadust kureerivat Euroopa ministrit. Rääkimata juba sellest, mida USA-s toimub või siis, kui te lähete rahva raamatusse raamatupoodi leti jääte riidete juurde ja siis te näete, et teaduskirjandust on 1 riiul ja esoteerikat on 3 riiul. Et see linnikuid teadust teeb väga närviliseks. See on ka üks variant, mis on välja pakutud on üks läbipõlenud keskkonnaaktivist Inglismaalt, nimi on Paul Kingsnorth, kes ei viitsi enam keskkonda päästa, aga ta on teinud ühe vahva video, minidokumentaali, kus ta lõpuks jõuab ka selleni, et mis meid võiks võib-olla päästa kogu sellest jamast, on niisugune religioon, nagu Eesti maausk või midagi sellist, et iga puu on oma hingega, isegi kui me alguses ei usu seda, siis me hakkame uskuma seda ja siis me näeme nagu metsaraiet hoopis teise pilguga või siiamaani see on nagu eelkõige majanduslik tegevus, kus vahepeal on mingisugused loomad ja linnud, aga need lähevad ju ära teise puu juurde, siis me saame puu maha võtta, aga kui see puu ise oleks ka mingisugune asi, mis elab, sest nagu iga bioloog, mis ütleks, et elabki, et siis me käituks teistmoodi, aga nii kaua, kui meil ei ole sellist mentaliteeti, siis on väga raske siin argumenteerida mingisugustele kultuurilistele väärtustele, et metsas on ju tore käia ja Eesti on metsarahvas, aga siis oleks väga majanduslik kasvama. Vaatan, kui sügavale me täna lähme nendesse juurpõhjustesse, see võib võtta väga kaua. Siis sul korras kehtestama religiooni. Jah, selle kohta küsiks seda, ütleks, jah, see on tegelikult üks põhjuseid, miks me oleme sellises kohas, nagu me Eestis oleme, et kui mina oma sugulastega läbi käin, siis paari pitsi viina pärast ütleb mõni sugulane, kuule, sina oled ju ka meil, eks ole, roheline, aga ega sa ei ole puukaliste olnud. Et see on nagu üks teema, mida võiks tõesti arutada, võiks meil rohelisel liikumisel ja keskkonna organisatsioonidel on selline puukaliste ja maikumann. No see on täiesti omaette teema. Sellepärast mina olen sujuvalt, nagu praegu olen seal ühe jalaga rohelises liikumis, teise jalaga olen seal Extinction Rebellionis, mis ütlebki, et siiamaani keskkonnaorganisatsioonid on suuresti ebaõnnestunud, et on üritatud saavutada suurt süsteemi muutust, kiusates üksikisikut. Mis hirm sul kodus on? Ahah, ei ole säästab hirm, ai. Ja siis käiakse sellel üksikisikule närvida, nüüd ostab selle õige pirni endale ja siis hakatakse järgmise asjaga norima, et mitu pliimastis kodus on. Ainult 2 või? Ai. Et see on tekitanud keskkonnakaitsjatest või looduse päästjatest niisuguse väga-väga halva imidži ja nüüd Extinction Rebellion üritab näidata seda, et tavainimene on oma osa teinud, et nüüd oleks aeg nagu riikidel ka midagi teha. Ma arvan, et see on ikkagi vähemalt viimasel ajal Eestis, kui me nüüd vaatame, siis ongi see just muutunud, et
seda tööd, et iga inimene peab panustama väga ja väikestest panustest tuleb kokku suur panus. peaasi, et riik ei peaks panustama. jah, aga siis nüüd ikkagi keskkonnaühendused on võtnud selle seisukoha, et üksikinimene ei saa midagi teha, kui süsteem seda ei toeta, ehk siis ikkagi riik. ja vot see mõtteviis käib põhimõtteliselt minu maailma vastu, et mina ikkagi usun sellesse, et riik ei tee absoluutselt mitte midagi, kui kodanik ei taha. Et põhimõtteliselt minu jaoks oli üks hea lambikene Mihhail Kõlvarti intervjuu, kes ütles, et auto on ikkagi staatuse sümbol, autosõitjat ahistada ei tohi. Ja täpselt nii kaua, kuni tallinlased ise niimoodi arvavadki, siis võivad jalgratturid karjuda, kui palju tahavad, aga linn ehitab autoteid magistraale. Et minu isiklik usk on see, et ja ega natukene kohalikus poliitikas osalenuna võin öelda, et valitsus teeb täpselt seda, mida neilt valija ootab. Kui me hakkame rääkima siis sellest riiklikust survest, siis me jõuame selle süvariigini, sest mõned meie poliitikud ülbistavad. Et mina olen lõpuni kodanike usku. aga siin ongi ju kaks tasandit, et üks on see, et kõigepealt peab see kodanik aru saama, et tema teod olenevad ja seda tööd näiteks praegu Keskkonnaministeerium teeb väga hästi, et meie kõik teod on olulised ja eks me oleme seda ka teinud. Meil on näiteks kliimamuutuse.ee, kus on väga täpselt, et mida iga inimene saab teha kliimamuutuste leevendamiseks, aga siin ongi see, et kui see inimene on juba aru saanud, et tema need teod olenevad, siis sealt edasi ta saab astuda selle järgmise sammu, et survestada ka riiki siis ette võtma selliseid samme, mis aitaksid või toetaksid teda selle muutusel, et kui ta on aru saanud, et jah, et ma peaks ikkagi rattaga rohkem sõitma auto asemel ja ta natuke üritab seda ka, aga ei tule välja, sest et rattateid hästi ei ole, ta ei viitsi, siis saabki minna riigi juurde öelda, et või siis linna juurde, et rohkem rattateid vaja, et see jah, kõigepealt tuleb kuidagi teadlikkust tõsta, et edasi siis saavad need inimesed survestada. Te ühe poliitilise mõjuri nagu erakonnad, nagu sellist valija mõtet kannab tavaliselt ju erakond ja kus on meie Eesti Rohelised ja elurikkuse erakond. No seal on jah, ma arvan, et kui me nüüd võtame selle, et kui palju võib-olla Eestis on selliseid inimesi, kes tahaksid keskkonnateadlikult olla või on sellest huvitatud, siis neid ikkagi on rohkem kui see 2%, mis on 2 peale juhtud ja seal on mingid muid põhjuseid ka taga. Ma pean kohe ütlema, et Eesti Roheline Liikumine ei ole erakond, kuigi ta kõlab ilgelt sarnaselt erakonnale, keskkonnaliikumine. Kui küsida, et mida iga inimene saaks teha, siis need 4 organisatsiooni, mida ma enne siin nimetasin, et kõigil on natuke erinev vastus, et Eesti Roheline Liikumine just ütleb, et kirjutage petitsioonile alla. Siis Extinction Rebellion ütleb, et tulge tänavale ja paneme tänavad kinni ja paneme nädalaks ajaks kinni ja siis on nagu sul tekkinud see olukord, kus ei saa nagu seda probleemi enam mugavalt eirata. Deep Adaptation ütleb, et ehitame kogukondi, sest nagu raskeks läheb niikuinii, aga vähemalt kui me üksteisega hästi läbi saame, siis me ei söö üksteist ära. Ja Deep Green Resistance ütleb, et jah, et nagu ühiskond keeldub muutumast, sest nii jube mugav on elada nii, nagu me elame, aga äkki mõni inimene on piisavalt julge, et mõni tehas õhku lasta. Sest kui me vaatame puhtalt keskkonna aspekti, siis näiteks see, et praegu Saudi Araabias üks suur naftatootmistehas sai paar droonilööki, keskkonna mõttes see on nagu tohutu edulugu, sest mingi tootmine langes poole võrra. Majanduslikult on pekkis, mingi riikide suhted on täiesti pekkis, kõik vihkavad kõiki, aga nagu loodus hõiskab. Siis järelikult esimene mõte, kui ma seda uudist lugesin, kas seal on mingisugused keskkonnakaitsed mängus? Võib-olla on. Siinkohal ma pean ütlema, ma ei tea, sest Deep Green Resistance ütleb, et seal on nagu 2 kihti, üks on niisugune põrandapealne, kus ma tulen ja räägin, et niisugune strateegia on olemas. Ja siis need, kes päriselt seda strateegiat ellu viivad, on kuskil mujal ja neid ma ei tohigi teada.
aga lihtsalt tuleb loota, et nad on kuskil. Aga noh, kui vaadata kas või tänapäeva noori, siia on tulnud üsna palju inimesi ja ka paljudele teistele keskkonnateemalistele üritustele tuleb. Ja väga võimalik, et tegelikult see turg rohelisele liikumisele valimiste mõttes on olemas. Lihtsalt võib-olla on erakondadele keeruline seda nõudlust nagu näidata. Kas on, tähendab siis seda, et tuleb lihtsalt minna tänavale ja teha siis õhku lasta või mingeid kuidagi paremaid variante ka selle? Eestis võiks ikkagi teha asja laulva revolutsiooniga ära jälle, aga selleks on vaja, noortel on vaja natuke rohkem inimesi kokku koguda. Et praegused streigid on niimoodi, nii 1000 inimest, sealt saab mingi koori juba kokku, aga nagu statistika ajaloost näitab, et kui sul on 60 000 inimest, siis sa võid hakata juba päriselt mingeid keerulisi asju läbi viima. Sinna veel natuke minna. Aga mis ongi täpselt lauluväljaku täis. Et see on nagu ideaal, keegi unist, et ma tahaks minna homme tehast õhku laskma. See on nagu kõige viimane samm, kui saad kõik muud asjad ära proovinud. Selle rahvaalgatuse ja veel 2 rahvaalgatust ikka ei tööta. Pariisi kliimaleppe läheb poole tingimus, ikka keegi täida seda. Siis lõpuks mõtled, et kas nüüd on kõik variandid ära proovitud või on midagi veel. Aga ma seaks nagu küsimuse seda viisi, et kui tegelikult selle keskkonna tegema mõnes mõttes ümber majanduslikus võimekuseks, siis tegelikult valimisel enamasti tuleb ikkagi see, et kes nii-öelda mugavamat elu pakub. Ja see on tegelikult see asi, mis enamus inimesi mõjutab. Et kui me selle nii-öelda rohelise vastandame sellega, et samal ajal peavad enam tunnistama endale, et nii-öelda pensionär saab 50 eurot vähem pensioni, siis kahjuks pensionäri võib-olla see roheline liikumine ei huvita selle juhul või politseinik. Et kui me niipidi nii-öelda selle ümber selgendame, et miks need asjad nii toimivad. Jah, see on nagu tegelikult need roheliste parteide üldine probleem olnud, et nad on need, ütleme, juba varsti 50 aastat Euroopa poliitika areenil esinenud ja neil jääb see poliitika või see majanduslik külg alati väga nõrgaks, et nad jutlustavad jätkusuutlikut arengut ja muud sellist, aga see sotsiaalne pool on olnud tavaliselt olnud sotsialistidega ühes pundis. Et sotsialistidel on olnud see majanduslik vaatenurk tugevam, aga see on kindlasti probleem üle Euroopa. Ma tahaks meenutada mitte eelmise või üle-eelmise Riigikogu valimisi, kus tegelikult Eesti Roheline partei siis üsna hästi esines ja mis ajas tegelikult neid vanu parteisid suurt paanikasse ja kus vanad parteid siis Keskerakond ja Reformierakond ja teised siis väga kiiresti adapteerisid ja võtsid oma programmi need rohelised hüüdlaused ja ütleme niimoodi, et siis läks Eesti keskkonnale suhteliselt hästi, sest mingeid asju nagu ikkagi viidi ka ellu. Aga nüüd eelmised valimised kriitiliselt, et see hea meeskond, kes oli üle-eelmistel valimistel, on kuidagi laiali jooksnud ja ütleme ausalt, et kui ühe rohelise partei eesotsa esinumber või kaanetüdrukuks on Evelin Ilves ja teised on mis ta siis oli, Artur siis Anu Saagim oli ka miski. Anu Saagim teeb 3000 häält. Ütleme, et nende erakondade praegune pluss on ikkagi see, et nad kannustavad teisi erakondi ka ikkagi nende teemade peale rohkem mõtlema. Ja ka samamoodi praegu ju enda tegevusse integreerima põhimõtteliselt. Ja seal samal eelmisel konverentsil ikkagi opositsiooni esindajad olid väga julgelt ütlesid välja, et meil on kliimakriis, me peame sellega tegelema. Et kas see on nüüd ainult sellest tulenev, et nad ei ole praegu võimul või siis on tõesti nende mõttemaailm kuidagi jõudnud sinnamaani? Ma mõtlen ka sellele küsimusele, et minu arust ka see on niisugune turunduslik probleem. Et
saab rääkida sellest naftatipu järgsest ajastust või kollapsi järgsest ajastust väga nagu tumedates toonides, aga võid ka proovida teistpidi, et kui sul on parem tervis, siis sa kõnnid rohkem, otsid on vähem, õhk on võib-olla puhtam, inimsuhted on kvaliteetsemad, siis sul ei ole muud varianti, kui sa ei ellu, kui sa naabriga läbi ei saa. Siuksed positiivsed asjad on ka, aga kindlasti nagu mingeid asju on sul vähem ja võib-olla paalile ka ei saa nii lihtsasti kui praegu. Et see on sellised väärtuste ümberseadmise küsimus võib-olla. Seda on turunduslikult hea küsimus, nagu kuidas teha nii, et inimesed võtaksid niisuguse väljakutsena, mitte niisuguse nõmeda kohustusena. Kas meil praegu on ikkagi, ma viimasel ajal tunnen, et meil on vähemalt see trump nüüd käes, et kuna asi on nii kriitiliseks läinud ja inimesed reaalselt tunnetavad seda ohtu iseendale ikkagi ka, siis see ei ole enam see kauge jutt, et järeltulevatele põlvedele tahame tagada paremat elu, vaid ikkagi saad juba minna valimistele selle loosungiga, et vali mind, et ma vähemalt püüan tagada seda, et sa ise siin ellu jääksid, et võib-olla selles mõttes mõjutab siis ka neid, kes nagu sellist lühiajalisemat kasu enda jaoks näevad selle peamise eesmärgina. Ma kahtlen selles. Selles mõttes, et minul isiklikus elus on väga hea näide, kus tudengipäevil üks sõbranna oli väga keskkonnateadlik inimene, kes ta lõpetas ülikooli ära ja sai auto ja ma ei kujuta ette, et tema nüüd kõnniks 200 meetrit ilma autota. Kuigi keskkonnateemadest ta võiks väga julgelt rääkida. Okei, aga tulles tagasi siis korra jälle selle kollapsi teema juurde, siis üks variant Madis uskus seda suure pauguteooriat, aga see on kindlasti ka kõige mustem stsenaarium, vähemalt midagi sihukest, mille üle meil kui niisama inimestel eriti kontrolli ei ole. See teine variant, mis ka ei oleks ilus, aga oleks juba järk-järguline minek, tunduks nagu positiivsem. Aga millised on need sammud, et üle minna selle järk-järgulise kokkuvalisemise poole jõudmiseni, kui nii tulema peab? No ma arvan, et Madis on siin see ekspert, kes teab, kuidas siis kohaneda või kogukondasid siin tuua, tema neid teooriad kõvasti lugenud. Ja termomeetri liikumisest. See on selline ettevalmistav kogukonnad. Siin ei olegi niisugust head lihtsalt vastust, et jälle sõltub inimesest, et kõige niisugune stampvastus on, mine siis maale elama ja hakka kartulit kasvatama. Aga paljude jaoks ei ole võimalik või ka ei oska seda teha enam, see on ära unustanud ja suur osa inimest jääb linnas. Meil oli esmaspäeval siin TEDx Tartu filmiõhtu, kus oli üks tüüp, kes videovahendusel rääkis sellest, kui toredad on linnad tulevikus, siis kui neid hästi planeerida. Ja kui suvaliselt planeerida, siis nad on kõige õudsemad kohad, kui üldse sattuda pärast kliimakriisi. Nii et tead, kui lugeda neid erinevaid raamatuid, näiteks Eestis on olemas niisugune vahva raamat nagu Globaalpohmelus, mida paljud on lugenud ja siis sattunud depressiooni. Siis on jätkuraamat on Lokaalravitsus ja lokaalravitsuses siis autor Kaupo Vipp jõuab selleni lõpuks, tema jõuab selleni, et on aeg võtta kindlusid ehitama. Ja see põhjustab veel suuremat depressiooni, minu arust teine raamat oli veel depressiivsem. Tema lähenemine on niisugune hästi lokaalne, et mingi 100 inimest, kes elavad oma konkreetselt elavad kindluses ja sul on ukse peal list, keda sisse lase ja keda sisse ei lase. Tema elab nüüd Hiiumaal kuskil. Saaremaa Sõrve saare lõpus kõige kaugemas kohas, kus üldse võimalik kõrida. Nii et teadke siis, et seal on kindlus, kuhu te ei saa. Mingid teised inimesed pakuvad välja, et lihtsalt veel üritada nagu kinni haarata sellest hästi kaduvast põlisrahvakultuurist, kes oskas elada enne naftapidu. Kuidas nad hakkama said, et Eestis elati nagu enne põlevkivienergeetikat ka päris visalt ja mitusada aastat ja võib-olla see elu ikka päris halb ei olnud. Telekat ei olnud, aga maju osad ehitada ja need olid isegi talvesoojad. Et kuidas see käib, et osad meist mäletavad, mingi vanavanemad mäletavad, aga see teadmine on kadumas. Võrus oli hiljuti üks mingi
puutööline tegi oma mingisuguse näituse, kus ta ütleski vist intervjuus, et vaata, et pidin nullist jälle leiutama, kuidas seda korgi teha, sest ühtegi meistrit enam ei ole. Et siuksed, et üks variant on seda teha, aga deep adaptation, mida ma siin mainisin, et seal selles raamistikus on 4 küsimust, mida endalt küsida, mida ühiskond võiks endalt küsida. Üks on see, et mida me praeguse elukorralduse juures tahaks nagu ilgelt alles hoida, mis on ülihea, nagu, kuhu me oleme arenenud, mis aspekt see on, ma ei tea, internet või kanalisatsioon või mingi üks asi, mida tahaks iga hinna eest alles hoida. Sellest järgmine on, et okei, millest me oleme nõus loobuma, et mis tundub nagu liiga lollilt energiakulukus, et seda hoida, et ma ei tea, golfirajad võib olla või T1 Mall of Tallinn, ma ei tea, võib-olla ei ole vaja. Kolmandaks on see, et mida tagasi tuua, et tõesti, et 200 aastat tagasi saadi mingite tehnoloogiatega hakkama nii, et maailm ei lenkagi. Mis need on ja mida me saaks uuesti tagasi tuua. Ja siuke 4. on siuke filosoofiline, et kas on mingid asjad, millega võiks rahu teha omavahel või riikide vahel või et nagu on sõnnitud küll, nagu tundub, et kumbki pool nagu ei võida suva siis. Jääme liiki, lähme eluga edasi. Et siuksed suured küsimused, mida hetkel ei ole vastust, kes mõtlevad, mõned inimesed mõtlevad, et huvitav. Ma ütleks ühe lokaalse tasandi asja ka, mis on päris oluline, ma arvan, et me võimalikult palju tegelikult võiks ju keskenduda sellele, mida me siin Eestis alles hoiame, et meil oleks piisavalt palju loodust, ressursse, kohalikke. No see on sama, et me ei raiuks kõiki oma metsasid maha, et meil oleks kust, ma ei tea, kas või varjuda või kust saada nagu puitu tulevikus, kui meil seda päriselt võib-olla ka vaja läheb. Enda kodu kütmiseks. Aga T1 Mall of Tallinn vajab seda elektrit. Kas sa oled näinud tulesid see vaateratta peale, on metsikult ilusad? No võt, jah, et ühesõnaga hoida seda. Kui mis veel saab. See on ka selle deep green resistance'i loogika, et kui laps tuleb niikuinii, seda võiks tulla varem, siis jääb seda rohkem looduskeskkond alles nagu neile, kes sellega lapsi üle elavad, saavad marjul käia. Kuidas ise nendele 4 küsimusele vastaks? Ma ei ole nagu põhjalik analüüsi teinud, ma praegu osalen sellises töögrupis, kes üritab välja mõelda häid raamistusi, kuidas üldse sellest teemast rääkida, nii et praegu ma siin panen puusalt ja loodan, et läheb väga huvasti. Aga jah, nagu seda ma olen siin jooksvalt aasta jooksul ka mõtisklenud, et mis on siis elu mõte, kuhu ühiskond tahab jõuda, et kas inimkond peab saama planeetide vaheliseks rassiks kunagi ammu tulevikus. Ja selle loogika järgi peaks kosmosetööstust arendama. Aga teisest küljest, kui lõpuks sinna pääseb ainult Elon Musk ja Jeff Bezos, siis on ka nõme. Nojah, aga peale maailma lõppu või kollapsit jääb ka ju ainult Musk ja oma maa-aluses planeedis. Ja mulle tundub, et üks asi, mida saab edasi arendada lõputult, mis samas ei hävita maailma, on kultuur või niisugune see kiht. See on ka niisugune, mida võib hoida edaspidi. Pigem olen rohkem mõelnud selle peale, et millest kõigest võiks loobuda. Millest on palju rohkem, on ju? Aga see ongi välistav meetod, siis vaatame, sellest võib loobuda, et ka sama Deep Green Resistance, nende aktivistid räägivad ka, et jah, et kui see kõik kokku kukub või me kukutame ta kokku, et siis nagu kõrgtasemeline meditsiin kaob ära ja paljudel aktivistid ütlevad, et jah, ja mina söön ka ära, sest ma ei saa oma mingit maksaravimit ära. Et see on okei, sest keegi ei veel ole. Et siin ongi küsimus, et praegu me saame võib-olla teha veel otsuseid, mida me saame, millest me oleme nõus loobuma, meil on niisugune valik, aga nagu mida kauem sellega venitada, siis ühel hetkel on lihtsalt, näed, see nüüd läks, keskütlejad enam ei ole, okei. Panen jope ümber ja hakkan mõtlema, et mis järgmisena läheb, et praegu on veel see võimalus, et mingid raskeid valikuid ise teha. Ja see on minu arust seal valitsuste vahelise kliimapaneeli raportis tuli ka välja, et mida varem hakata tegutsema, et rohkem sul on valikuvõimalusi ja ühel hetkel sa pead hakkama ikka tegema kõike, mis üldse pähe tuleb, et seda kliimakontrolli alla saada. See eeldab ka mingisuguseid maagilisi tehnoloogiaid,
mida hetkel veel nagu suurel skaalal ei ole, mis on joonistatud sisse igale mudelile, millest ma palju ei räägi. Aga põhimõtteliselt need süsinikuneutraalsus 2050 eeldab seda, et kui graafikud vaatavad, et vist ei tule päris välja, siis pannakse juurde natukene seda tehnoloogiat. Siis vaadatakse, kurat ikka on liiga vähe, pannakse natuke veel ja siis saab nulli. Et päris maailm on praegu hoopis kuidagi huvitavam ja lihtsam mõnes mõttes isegi. Nii, mida sa tahad alles võida? Mul oli üks selline positiivne, seal kes ütles, et ma olen palju positiivsem kui sina või optimistlikum, siis üks positiivne noot lihtsalt, mis ma praegu tulin, et mulle meeldib selliseid raamatuid lugeda, mõnikord idukirjandust ja siis seal kui lugeda nagu raamatuid, mis on nagu aastasadu tagasi kirjutatud, siis need inimeste sellised põhiteemad, millest nad nagu mõtlevad või räägivad, need on ikka täpselt samad, vahet ei ole nagu millises ühiskonnakorralduses me oleme, kui tehnoloogiliselt arenenud me oleme, et nagu selles mõttes tegelikult ei ole ju vahet, et me võime tagasi minna nagu palju lihtsama elu juurde. Ja me saame 70% kõnest on plats. No, jah, ka seda on jah, et me oleme ikkagi inimesed ja me saame tegelikult hakkama palju lihtsama eluga ja see võib olla täitsa tore. Aga ütleme 100 aastat tagasi, kui seda elu elati, oli meil planeedil 4 korda vähem, mis teeb... No muidugi see, me ei saa kõik, kuidas me see ära mahume selle lihtsa eluga, eks see küll. Ja kuidas me ütleme Hindule või hiinlasele, et vabandust väga, sina ära nüüd autoga sõida, et meie oleme kõik bensiini ära puudutanud. Pigem mõtlengi selle peale, et kui me peame minema tagasi lihtsama elu juurde, kus meil ei ole kõiki neid mugavusi, millega me sinna harjunud oleme ja kõiki kogu arstiteadust ja mis siin elus hoiab nii pikalt. Mul on muide niisugune keskkonnafilosoofiline küsimus, mida ma pidevalt poes käies endale küsin, et missugust kurki tuleks osta, et kas Hispaania, Eesti või siis Soome? Mida sa tahad saavutada? Jah, et Eesti kurk on siinsamast, aga samas Luunja kasvuhoone häirib mind oma valgusega igal. Hispaaniast tuuakse väga kaugelt, aga ja nad kulutavad selle kurgi kasvatamiseks juba palju vett, mida neil ei ole tegelikult. Ja soomlased, imelik küll, toodavad ka väga odavat kurki, aga tuumaelul. Veeprobleemi neil ei ole. Kuidas seda dilemmat lahendada? Mina tegin oma lõputöö olelusriigi hindamisse elutsikli analüüs. Ja seda tehes ma sain aru, et seal ongi tõesti, sul on ees üks valik, kui selle valiku teed, siis sa võib-olla suurendad sellega globaalset soojenemist, aga võib-olla vähendad eutrofeerumist. Või siis suurendad seal ühte asja ja vähendad teist. No sellega on samamoodi, kas tahad kohalikult majandust toetada, välismajandust või siis hoopis peaksid ise selle kurgi kasutama. Jah, kosta seebreid. Jah, ei, selles mõttes, et kodus on meil kurgikasvandus olemas. See on probleem ei ole, aga ikka. Ja ei, tavainimesel on ikka väga keeruline olla niisugune hästi puhas ingel, kes käitub igas asjas täpselt kõige õigemini. Tõenäoliselt siis sa peakski elama maal, oma maalapi peal ja tegema asju nii iseseisvalt kui võimalik, et siis sa oled piisavalt ebaefektiivne, et olla jätkusuutlik. Jah, aga kui me hakkasime Belarussile uut kummi ostma, siis see maksis, kummipaaris siis maksis 142 eurot ja siis ma mõtlesin, et mitme aasta kartuli ma siis selle 142 euro eest saaks osta. Jah, küsimus on, kes peab seda tegema. See on kogust ei ole. See on see, mida on jah, et see on see tasuvusarvutus, et kas mida on mõtet teha, aga mingil hetkel, kui sul ei ole poes kartulit, siis see Belarussi kumm oli kõige parem investeering. Samamoodi on taastuvenergiaga, kui ma ei tahaks üldse minna täna. Aga seal on samamoodi, et kui arvutada, et kas mingi asi tasub ennast ära 10 või 15 aastaga, et
eeldab seda, et maailm jätkub nii nagu hetkel on jätkumas, aga kui tuleb mingisugune šokk, siis päiksepaneel võib olla sinu, ma ei teaks elupäästja, aga mingid asjad saavad käia kauem kui teised. Me saame korra äkki teha jälle ühe publikumeelsuse küsimuse just sellel samal, ütleme, kohanemise teema. Et tekitame niisuguse hüpoteetilise olukorra, kus teile siis öeldakse, et mida kõike te peate piirama. Keegi lõpuks ütleb ära, et ei tohi teha seda, see on kõik korras. Siuke analüüs tuleb varsti välja muideks. Seal oli käske, aga seal on võimatu, mida Eesti saaks teha 57 erinevat varianti. Ma ei oska täpselt välja pakkuda seda, et mis on see, mis kliima päästaks. Võib-olla näiteks on see kanalisatsioonist loobumine või põlevkivist ja millest muust iganes, mis tähendaks teile kõigile siis teatavat elustandardi langust esialgu vähemalt kindlasti. Kui paljud mängiks ikkagi selle peale edasi, et me veame praegusel kujul välja ja meil ei ole vaja seda elustiili muutust teha ja kui paljud siis läheks kaasa selle uue variandiga lootuses, et on parem tulevik niimoodi hüpoteetiliselt praegu. Võtame selle esimese grupi enne, kui palju jätkaks oma praeguse elukorraldusega lihtsalt edasi. Tõstke korra käe. Ja siis see teine variant. Et kui keegi nagu ütleks teile, mida teha, siis teoorias vaieldamatult teeksid ära. Nüüd peate koomale tõmbama, võite ainult kord kuus autoga sõita. See on eelmisel aastal tehti Eestis, nagu igal aastal tehakse keskkonnateadlikkuse uuring. Seal oli just küsimus, et kas nõustud sellega, et kui inimkond jätkab praeguse rajal, siis me jõuame ökoloogilise katastroofini. Ja sellele vastas jah, 74%. Et täna on nagu erakordne publika, et see on 100% siin. Et tundub jah, et ühiskonnas on olemas see nagu arusaamine, et jaa, tuleks nagu muuta midagi. Aga samas poliitikud arvavad, et ei, keegi ju ei taha. Ja siis ta küsib oma sõbralt tänavalt, sõbrad ei taha jah. Ja siis kuidagi on raske seda muutust näha siiamaani. Võib-olla sa tahaks seda muutust teha, kui näed, et naaber ei tee seda muutust, aga kui see on kõigile kohustuslik, siis... Seal on nagu asjast mõelda nii, et kui me peame mingisuguseid tegevusi hakkama vähendama, et jääda ellu, siis võib alustada kõige suurematest asjadest või võib alustada kõige väiksematest asjadest. Siin oli hiljuti meie keskkonnaminister eelmine Siim Kiisler oli televisioonis hommikul andmas intervjuud, ta käis just niisugusel tohutu suure konverentsil, mida ta ise juhtis ja tuli tagasi Eestis, ütles, et tegime ära, läks juba hästi. Varsti hakatakse vaikselt piirama ühekordsete plastikute tootmist. Varsti 5 aasta pärast hakatakse natuke piirama. Raske oli, aga tegime ära. Ja siis saatejuht küsis, kuidas see põlevkiviga Eestis on? Ja siis siin oli, vaat sellega ei tohi küll kiirustada nüüd, et me ei saa ikka niimoodi päeva pealt tagada, isegi mõtleme selle peale mitte. Et kui on need suured asjad, mis ainuüksi juba see, et mis see suvi juhtus, on see, et põlevkivi muutus niikuinii mõttetuks. Ja Eesti elektritootmine kukkus kõvasti, mis tähendab, et me tegelikult juba oleme suht pooled ökoriik. Ilma selleta, et keegi oleks pidanud muutma oma elukorraldust. Kuna Eesti on nii pisikene, see ainuke asi, mis päriselt tossab, on põlevkivi. Ja nüüd me oleme korraks sellest lahti saamas, aga see tuleb nüüd riigiga tagasi, sest valitsus ei taha loobuda. Ja nüüd me võitleme selle vastu, et ikkagi jääks sinna maa alla. Et tegelikult, kui me alustaks suurtest asjadest, siis see nagu tavainimese mingi saapapaela päritolu kohta nagu pärida ja nõuda, et seda ära muudetakse, et see võiks olla see kõige viimane asi, mida teha, kui kõik muu on juba roheline. Aga me oleme ajalooliselt teinud seda vastupidi, et me kotime tavainimest, nagu sõitsid täna 2 meetrit autoga ja jäi. Samal ajal nagu riiklikult kontrollitavad asjad on tohutult suurema jalajäljega. Mulle meeldib selle sama Deep Green Resistance'i üks põhiautorid, Derek Jensen, kes ütleb ka, et tunnustage ära oma lühemad duši all käimised nagu. Et mingisugune ärisektor kasutab nii palju rohkem vett, et see ei jõua aastaga järjest duši all olles ka nagu ära kulutada sama kokust. Et ära piina ennast, vaid tegele sellega, et see suur süsteem natukene nagu kokku tõmbaks. Ma ei tea, kas see motiveeriks, kui ma mõtleks, et kui me nüüd väga palju nagu neid suuri asju kokku tõmbame, mida me saame tegelikult üsna lihtsalt kokku tõmmata, siis meil jääb nagu seda süsiniku eelarvet ju palju rohkem alles, et nagu see ülejäänud, ütleme, mitukümmend aastat niimoodi
rahulikult neid väiksemaid muudatusi ellu viia. Saame veel võib-olla siin rahulikumalt ikkagi võtta, et ma ei tea, banaani süüa või midagi. jah, see on, te võite kuulda ka presidenti, meie presidenti ütlemas, et meil on olemas plaan, kuidas saada aastast 2030 süsinikuneutraalseks, välja arvatud transport. Et kuna transpordisektor on nii müstiline, siis sellega läheb kauem aega, aga teised asjad võiks ära teha. Jah, et kui me teame, et meil on, ütleme siin alla 10 aasta nagu veel paisata seda süsiniku atmosfääri, enne kui see 1,5 kraadi piir arvatavasti ületatakse, kui me suudame nagu praegu selle hästi ruttu koomale tõmmata, siis me saame nagu seda nihutada, seda aeg, kui see piir kätte jõuab ka aastate mõttes, kui me teeks seda midagi järgmine aasta. Võib-olla, et see on selline, mis teeb deep green resistance, põhimõtteliselt. Võib-olla. Oma mingite meetritega, ma ei tea, kas. Aga võib-olla, mul on ka huvitav küsimus publikule. Siin korra juba on mainitud ka, et äkki ikkagi tuleb mingisugune äge tehnoloogia kuskilt teadlastel, keda ei rahastata. Et kui palju teist usuvad, et tuleb mingi asi, mida me veel ei oska välja mõelda, aga raudselt tuleb ja teeb kõik korda? Tõstke käsi nüüd. On käsi? On. Aga miks sa arvad, et seda juba ei ole tehtud ja me lihtsalt ei tea selles? Jaa. See on, no kui ma räägin ametnikega, siis mulle tundubki, et see on juba tehtud ja on juba taskus olemas, aga nagu ootavad hetke, et välja võtta. No see esimene raamat, mis mind üldse keskkonnateemadele tõi, oli pealkirjaga Technofix, Why the technology won't save us or the environment. Ja see oli väga veenev. Ja sellest tulenevalt ma alati kipun vaidlema inimestele, kes ütlevad, et ei, aga ma lugesin ühest veebiportaalist, et kuskil on mingi asi, mis imeb õhust kõik halva asja välja. Ja siis, kui sa küsid, et näitasid uuringut, siis see asi on juba pankrotis, aga see tuleb uuesti kindlasti. Ja need teadlased, kelle raha ei anta, need mõtlevad välja nagu, et ei ole, et paneme nii palju pingeid peale, et hetkel ütlevad ära, mis lahendus on. Tehnoloogiatega on kahjuks see asi, et 1960 aastatel see roheline revolutsioon veel seda väetama ja mürgitama hakati ja seetõttu meeletult palju vilja hakati saama, siis teise kaasa lihtsalt selle, et nüüd on lihtsalt suurem hulk inimesi näljas. Et inimesed kasutavad selle võimaluse ära teha endasuguseid. Ja no, tegelikult on see ju puhas bioloogia, et nii palju kui ressurssi on, kõik elusorganismid üritavad selle nagu võimalikult kiiresti ära kasutada teiste endasuguste tegemiseks. Et selles mõttes me minu arvates oleme, kes on koduõlut või koduveini teinud, et me oleme täpselt selles samas tundis, kus on meil natukene suhkrut järgi jäänud, aga meil on mõnus esialgu veel elada, kuni see numbur otsa saab. Mis siis juhtub pärmiseenega? Sureb ära. Mul on väike selline mõttearendus või siis midagi asja selgemaks rääkida. Mis meid lõpuks siis tabab? Mina näen, et see, et kui üks hetk tõesti kliima on siuke, et mõnes kohas ei saa elada ja mõnes kohas ei saa enam toitu kasvatada, siis mis teeb inimene, kes tõesti nagu, ma ei tea, väljas on 45 kraadi iga päev, et kõht on ka tühi. Ta otsib teise koha, kuhu tulla. Ta näiteks tulebki Eestisse ja üks hetk tuleb liiga palju ja üks hetk äkki jääd juba naabrile ette ja naaber vaatab, et okei. Et mis meid nagu lõpuks tabab, ongi see teised inimesed, kes lihtsalt ei mahu siia ära. Ja kui rääkida tehnoloogiast või tehnoloogiast selles võtmes, et kas raha eest saab siis osta selle, et ma nüüd elan edasi, loomulikult saab. Et nagu teeme kuskile saare, kus inimesed elavad koos ja saare ääres on valmid. Aga et nagu ma arvan, et see, või te võite jääda, kui teie arvamus erineb midagi sellest, aga ma arvan, et see on oluline nagu aru saada, et mis meid lõpuks nagu viib siis sinna hukatusse. Ongi need
tuleb või meile tuleb liiga palju inimesi siia sisse, et me ei mahu siia enam ära, ma arvan enne seda lihtsalt no mida me juba praegu ühiskonnas näeme, paremäärmusluse tõus, me ei taha siia migrante, see lihtsalt võimendab nii palju, et ehitame ka endale müüri ümber, no põhimõtteliselt konfliktid lähevad lihtsalt nii suureks selle tõttu, et olemasolemise instinkt või see, et mina olen siin ja ma tahan siin olla või teha nagu, et keegi minu ressursse kasutaks. Paul Leerlicht on sel teemal kirjutanud ja noh, põhimõtteliselt seesama stsenaarium, millest te praegu rääkisite, tegelikult ju suurt osa praegust maailmaga iseloomustab. Ja näiteks Afganistanis on niimoodi, et seal on need toidulaod on olemas, kontrollivad muidugi ameeriklased, kohalikud seisavad nende ümber ja nälgivad surnuks, nad on aia taga, keegi aias sisse läheb, siis tulevad Venemaa lennukid, kus on Ameerika piloodid sees ja lasevad on maha. Et nad teavad, et nad ei tohi võtta neid. Ja tema teooria oligi see, et tehnoloogia arenguga, kui meil jääb lihtsalt toitu väheks, siis need, kellel on rohkem tehnoloogiat, võtavad selle nõrgematelt ära ja kuna inimeste puhul siis on justkui arvatatud, et see võiks 1,5 kuni 2 miljardit olla, mis suudab planeet üleval hoida normaalsete elustandarditega, mis ei pruugi olla õige, siis inimesed nälgivad palju surnuks, kuni me jõuame selle nivooni ja siis suudame uues düstoopias siis põhimõtteliselt edasi elada. Mis ei ole eriti positiivne variant. See on see asi, mis mina olen mõelnud kogu aeg ka kõige selle kogukondlikkuse vastu. Selles mõttes, et kui me teeme endale toredad ökokogukonnad, elame sellist jätkusuutlikku elusi ja siis kokkuvõttes tulevad mingid tüübid, kellel on lihtsalt rohkem tehnoloogiat ja nad tulevad lihtsalt võtavad meie ressursid ära, sest meie oleme seda on ju ajaloos väga palju juhtunud, et see ei ole nagu mingi üllatus, on ju. Meil on paika. Ja, võib-olla ma arvan, et meil on paika, meil on võib-olla midagi paremat. Et Eesti ei tasu vist nii, siis ongi see, et meil ei olegi lootust. Siis proovime peale positiivseks. Jaanus 2 miljardit või 1,5 miljardit, kes selle nagu hirmutav küsimus on see, et ega meie ju ei kujuta ette, eriti teie, kes te olete natuke nooremad kui mina, et teie surete just. Et küsimus ongi see, kes surevad, kes need 10 miljardit või kes surevad peavad. See üks Extinction Rebellioni asutaja ise oli aastakümneid niisugune orgaaniline farmer ja siis hakkasid tema nagu Inglismaal olevates aiamaades juhtuma see, et üks suvi oli liiga märg, siis järgmine suvi oli liiga kuiv, pärast seda oli suvi, mis oli liiga külm ja siis tuli suvi, mis oli liiga soe, see on hästi ettearvamatud asjad toimuvad ka nagu meie laiuskanalidel. Ma isegi ei arva, et me peame mingisuguseid õudseid välismaalasi kartma nii väga kui oma naabrid, kellega praegu me hästi läbi ei saa, sest me oleme eestlased, on ju. Et selle vastu aitas see, kui oleks tugevam kogukond, ka nii linnas kui maal, aga kus on riiklikud programmid, mis seda soodustavad. Praegu on plaanis riiklik programm, mis sajab inimesi maale uuesti elama. Võib-olla see isegi positiivne, üks EKRE soov, üks EKRE asi. Aga jaa, mis tapab, see on hea küsimus, hea õhtuti arutada kuskil pidudel. Hiljuti oli arvamusfestival, siis me tegime ka kliimaarutelu seal ja siis ma ka küsisin publikust, et kes teist on niisugune, keda ei kutsuta enam pidudele, sest te räägite kliimast ja siis pooled või siin käe. Et inimesed peavad kuskil siis kokku saama ja hakkama arutama. Mis jama on. Ja mingi niisugune superdepressiivne kogukond kuskil. Ja miks Extinction Rebellion möllab praegu Londonis ja miks inimesed meelega lasevad ennast nagu ära lohistada ja vangi panna, ongi sellel põhjusel, et näidata, et kui meil on niisugune kriis, kui me päriselt räägime, päriselt usume niisugust asja, mida me praegu räägime, siis me peaksime käituma vastavalt, et me ei tohiks siis minna tänavatelt ära hoopis kuhugi oma esindajale kirja kirjutama, me peaksime minema ja mässama, et kuulge, et olukord pekkis. Ja nemad oma kommunikatsioonis kasutavad kõiki neid samu asju, et kui me ei tegutse praegu, siis täpselt nagu näljahäda, mingi migratsioonikriis, mingid täiesti hullumeelsed ilmastikuolud, et praegu on veel võib-olla mingi šanss nagu seda leevendada, kas päris ära hoida, ta ei tea, sest kõik see asi tuleb meile niisuguse viivitusega, et see, mis me teeme täna, mõjutab meie elu mingi 30 aasta pärast ja see, mis tehti 30 aastat tagasi, on nüüd see, mis meile selga lendab. Et see on ka üks asi, mis ei lase meil õisiti magada.
et nähes seda, mis on tänased emissioonid, siis tulevik saab olema väga huvitav, kui positiivselt raamistada. Aga samas sellega, et sa ütlesid, et saame kokku olema hästi depressiivsed, et võib-olla me ikkagi nagu peaksime nautima seda, mida me teeme. Selle koha pealt, et permakultuuris keegi rääkis, et ütles täpselt seda tsitaati ei mäleta, aga see oli hästi tore, et tead, me proovisime seda maailma päästa, aga meil on vähemalt seda tehes lõbus. Ehk siis nagu teevad nagu oma asja, ehitavad oma neid mudast majasid ja teevad permakultuuri peerlaid ja peavad lahedalt pidusid. Neil on tore koos, et selles mõttes, et seda ei tasuks ka ära unustada, et me hetkes elaksime ja nautiksime seda maailma. Täiesti nõus, aga seal võib lihtsalt juhtuda hetk, kui sa endast faktidesse sisse loed, siis sul tuleb korraks nagu lein loodusliku maailma pärast või tulevate põlvede pärast. Siis sa koged seda nagu päris leina. Minul oli see kuskil aprillis. See tulenes võib-olla sellest, et me käisime Kirstuga veel Tallinnat, kus me matsime tulevikku. Et sellest see mõjus. Aga sealt on võimalik nagu välja tulla, eriti kui sul on head sõbrad. Ja siis nagu teha kõik need asju, permakultuuri, natukene mässata, natukene kiusata valitsust, nagu selle teadmise kuklas, et miks sa teed seda või nagu, et sul on see teadmine, et võib-olla see kõik läheb pekki, et üks raamat, mida ma hiljuti lugesin, oli inglise keeles Die Wise, sure targalt, kus oli võib-olla põhitees oli see, et isegi kui sa ebaõnnestud, siis on oluline, kuidas sa ebaõnnestud. Kas sa ebaõnnestud stiilselt on ju tehes midagi õiget, või sa ebaõnnestud kuskil Hummeli roolis purksi süües. Mis on nõme viis, see ei ole mingi staatusmärk, see on nõmeduse märk. See on tank, see ei ole normaalne. Kuigi samas võib-olla on ka neid, kes mõtlevad, et niikuinii kõik on kadunud, ma naudin, kuni see on, ju. Ei ole kindlasti. Meil on publiku käest veel küsimusi praegu. Või julgeb keegi vastu vaielda, kommenteerida või midagi. Oleks hea, alati. Ja ma alati loodan, et tegelikult ma eksin kõiges. Elu läheb täiesti suvaliselt edasi, kõik on parimas korras ja kuskil metsast jookseb kõik need kadunud liigid välja, kes on, me arvasime, et välja surnud, aga tegelikult ei ole. Et see oleks väga vahva. Ootan, aga ei panusta seda. Et kui ei ole, siis teema võib nii palju, et peaks hakkama võtma toksakam kokku. Aga ma viimase küsimusena siis kõigi käest seda, et kui me võtamegi selle sama kollapsi teema, siis mida positiivset meil on ikkagi siis võimalik sealjuures nagu tähele panna või millele mõelda selleks, et ikkagi see midagi positiivset siis tänasesse õhtusse. Mõned jäävad ellu. Nojah, mina olen nagu oma selle maailma parandamise ea üle elanud. Kuna oma 16-aastaseid kirjutatud päästkiplaeg, siis oleks väga nõus. Kolme käega oleks kohta. Et see, mis nagu sellest projektist välja tuli, mida meie siin 4 aastat tagasi tegime, siis põhimõtteliselt neid kliimamuutusi tegelikult suitsajat püssid ei leia kuskilt. Me ei saa öelda, et see ilm, mis meil praegu õues on, see kliima soojenemise pärast. Tegelikult olla küll, et mõelda, et 30. aastatel oli mitmel aastal juba lumimaas, esimene lumi tulnud. Aga see, mida nagu sealt projektist välja tuli, oli see just, et me peamegi nagu aina rohkem ja rohkem mõtlema oma tegude tagajärgede peale. Et see, mida meil Eestis tegelikult on üsna vähe, millega me ei ole endiselt harjunud, kuigi me oleme juba vastu 25 aastat või rohkem iseseisvad olnud, on see, et see riik jääb. Et me peame selle riigiga ära harjuma ja me peame mõtlema selle üle, et see riik on ka meil 80 aasta pärast.
et praegu me tegutseme suuresti projektipõhiselt, et noh, et saame papi kätte ja mul ei ole. Et need teod ja planeeringud, et me peame neid asju palju rohkem ette mõtlema, sest see, mida hakkab kliimamuutus tegema, on just see, et ta hakkab ahistama meid kõige rohkem nendes kohtades, mis on meil juba praegu kitsas. See, et meie valitsus ütleb, et me ei plaani, või noh, ei tee mingeid plaane pagulaste vastuvõtmiseks või selleks, et kuidas neid pagulasi integreerida. See tähendab seda, et meil ühel päeval ongi pagulased hoovi peal ja siis meil ei ole mitte midagi nendega teha, sest lõpuks Sri Lankast on umbes 10 miljonit inimest ootel ja nii edasi, et me peame neid asju planeerima palju pikemalt ja palju põhjalikumalt, kui me praegu harjunud oleme. Nii. Ainult halvad mõtted tuleb. Mina iga hommik järgmine üles oma Mäe tänava Mäe otsas olevas korteris ja siis tulen linna tööle, siis Mäe tänav on selline nõus rahulik, siis tulen Narva maantee autodega, siis mul on see hetk, kus ma nüüd astun süsteemi ja astun sinna masinasse sisse ja siis ma olen linnas ja olen tsivilisatsioonis. Aga vahepeal sa ajad toodud närvi, et kõrget neid autosid on nii palju ja nad tossavad ja kärsatavad mingid dinosaurusid mulle näkku. Aga siis ühel hetkel nagu see muutus, et ma saan aru, et tavainimene, üksikisik ei olegi nagu ise nagu see suur mastermind, kes on kogu selle süsteemi püsti pandud, et meid kollektiivselt ära tappa, vaid ta nagu väike mõte selles süsteemis. Ja et seda süsteemi muuta, nii palju olema Extinction Rebellionist kaasa saanud, et selleks ongi vaja iga ühte meist. Nii neid, kes me oleme siin ruumis, nii neid, kes ei ole siin ruumis, nii neid, kes meid kuskil tänaval ära lohistavad, on ju, et tegelikult sa pead lõpus temaga sõbraks saama. Et niisugune üldine sallivus on tekkinud erinevate inimeste vastu ja ei midagi isiklikku, aga töötan selle nimel siis, et isegi ma vahepeal teen mingisugused loodust kahjustavaid asju, siis ma mõtlen, et see suures plaanis on selleks, et mingit juppi päästa. Ja siis see on kuidagi natuke vabastav, et sa ei pea igat inimest vihkama, kes praegu, ma ei tea, mis on hästi keskkonnakahjulik, fritüüris kana kuskil. Et laias laastus on ikka lõpuks vaja neid kõiki ja nendega läbi saada ja niisugust omavahelist läbisaamist ja praegu siis, mida ma praegu teen, ongi erinevate organisatsioonide omavaheline ühendamine, nii et keskkonnakaitsjad, kes on ka tihti omavahel raksus, sest tundub, et suur süsteem on nii suur, et selle vastu ei saa, siis minnakse omavahel kaklema. Seda me tundsime selle sama rahvaalgatuse näitel, et me saime ikka hagu vasakult ja paremalt ja siis veel kaaperdati ära ka kogu see asi puidutööstuse poolt. Aga siis teadki, et ühel hetkel sa pead ka nende midagi koostööd tegema, et hoida seda niisugust, ma ei tea, mitu põske ma olen ette keeranud juba, et okei, siia me saab lüüa ikka. Et see lõppeesmärk on selge, aga see vahepeal on niisugune on vähem viha, on rohkem konstruktiivset niisugust viha. Ühesõnaga, et ärge süüdistage üksikisikut, süüdistage mingit veidrat süsteemi, mis on kokku kukkumas ja võib-olla me saame seda kiirendada ja võib-olla see ei olegi väga halb. Ja olgu valmis ka. Mingi permakultuuri tööd. Jah, ma mõtlen ka, et positiivne asi on see, kui me oleme võimalikult teadlikud, isegi jah, kui me ei suuda teha alati parimaid valikuid ja võib-olla neid ei olegi saadaval, siis vähemalt me oleme ennast asjadega kurssi viinud, mõtleme, mis on realistlik, millised on meie lahendused, teeme endast parima, mis me saame teha ja siis teamegi, et me oleme kõik inimesed ja meil ongi jah, meil on kultuur, mida hoida ja me saame nautida nagu lihtsalt olemist või seda, mis meil hetkel on ja loodus, kultuur, kõik sellised ilusad asjad, et
hoida nendest ka kinni, et mitte langeda sellesse masendusse, mis nii lihtne on tekkima, kui nendes keskkonnaasjades nii sees olla ja kogu aeg lugeda neid hulle uudiseid. Ja nagu Mait ütles alguses, et kui midagi on vähe, siis muutub hästi hinnaliseks, et minge otsige kuskilt mingi ürgmetsa või midagi hästi looduslähedast ja siis istuge seal. See on niisugune kaduv väärtus. Kas on auditooriumis, kellel soovib viimane võimalus sõna võtta? Mitte. Ma mainin seda ka, et kui kellegi läks väga meel kurvaks, siis tulge pärast rääkima, siis me debriefime teid ära, et ma ikkagi olen hariduse psühholoog, võin kasutada neid supervõimeid kohe. Räägime võib-olla sellest, et nüüd on see, nüüd saime targemaks ja enamik meist läheb koju ja elab täpselt samamoodi elu edasi. Miks see on nii? Me ei lähe ikka päris samamoodi. Ma arvan, et see on ikkagi, see muutus võib-olla ei teki homme, aga ma arvan, et järgmine päev paljud teist võib-olla märkavad mingeid asju, kas või uudistes või kuskil, mida nad enne ei osanud tähele panna. Ja see on nagu ikkagi hakkab kuhjuma. Mingil hetkel tekivad muudatused. Ma ei tea, võib-olla et varsti ka seal viimaste riikide kohal. Ma arvan ka, et see tuleb nagu lainetena. Võib-olla praegu ei võinud üldse. Siis käib veel 2 üritusel ja siis hakkab mõtlema, et okei, et äkki ta ikka, äkki need inimesed täiesti hullumeelsed ei ole. Mul on üks kiire praktiline küsimus ka veel. Kui kõik need riigid ja süsteemid värgidati kõrvale, et vaadata puhtalt enda isiklikku elu, et ma tükk aega otsisin, et kas mina nagu süsteemi muutmata saan olla nagu elada nii, et kui kõik, kogu inimkond elab nii nagu mina nagu keskkonna mõttes, siis jääme püsima. Ja nagu tükk aega otsisin nagu kõigest loobus mingi transpordist, vaadatud, sööd mingi kohalikku toitu, vana õuna, mingi tatat. Kas te ise olete proovinud seda rada käia ja kaugele olete jõudnud ja kas see on üldse võimalik selles süsteemis? Mina olen väga pikalt selle raja poole liikunud, nagu minu siht ongi nagu seal, et ma saaksin ise hakkama endaga kuskil maal. Ma ei ole siin maale nagu oma toitu kasvatama nii palju jõudnud, aga siis mingi hetk, nagu mis ma viimasel ajal lihtsalt olen aru saanud, et kui ma lähen nii hulluks sellega ja ma tõmban nagu oma pere suhted sellega ka nagu kõvasti alla, sest et kõik ei ole nõus minuga seda teed kaasa minema, mis on lihtsalt väga äärmuslik võib-olla, ma ei ole nõus umbes sõitma lennukiga, seda ma hetkel ei tee, aga ütleme, kas või lihtsam asi on, et ma ei tea, ma ei ole nõus seda tegema, et sa võid üksi minna, et siis mingi hetk nagu sa saad aru, et kas see on väärt seda, et sa kaotad nagu inimesed enda ümber, et küsida nagu olla see ideaal, et jah, kas. Mina olen poolel teel Võrru kolimas, aga Võru maale siis. Aga ma ei tee endale mingi illusioon, et see päästab midagi. See on lihtsalt puht isiklikust seisukohast, mulle tundub, et see on elukeskkond parem, lihtsalt vaiksem on, pime on, ei ole luund ja kurke. Ja õhk on puhtam ja elulikkust on rohkem, et see on niisugune täielik luksus minu jaoks olla seal kuskilt põldu ja metsa. Ja merepindist. Aga jällegi lõunamaale lähemal ja sealt tulevad inimesed. Mina üritan olla nii palju kui seda võimalik, et Tartus käima tööl, siin nii harva on võimalik, elan Jõhvis, nii-öelda ka väikelinnas. Poes käimine on iga kord selline filosoofiline kaklus. Autot mul ei ole, eelistan jalgratast rongi ja bussi. Usun siiralt sellesse, et igaüks on võimeline maailma muutma, kui Oliver Kruda esines oma lollide avaldustega, siis ma päris mitu aastat Kalevi šokolaadi ja Tere piimatooteid ei tarbinud. Ma ei tea, kas sellest Kruda oli, mul oli endal hea olla. Endiselt, viimasel ajal on tulnud pahe osta valmis toitu plastmass karpides, mille ma olen ise väga kurb, aga mugavus kaalub selle kõik üle. Nii et jah, ma ei tea.
püüan olla ise nendega rahus. See on see võtmesõna, päris, see on väga keeruline, igapäevane dilemma. Eile tuli ETV pealt arutelu saada Urmas Aino küsimus, kuidas on inimeelde praegu. Aga räägiti üldse märevushäiretest ja seal Pelgulinna gümnaasiumi direktor, millele ta nimi ei tule meelde, lausus enam on sellise lause, et me peaks keskenduma rohkem sellele, et me küsime õigeid küsimusi, mitte ei õpeta inimesi andma õigeid vastuseid valedele küsimustele. Ma loodan, et vähemalt selle võrra võib-olla on kõigil natukene parem sellesse kliima asjale mõelda ja keskenduda. Aga ma arvan, et meie poolt on praegu kõik. Suur aitäh tulemast!